X-Z2 on midagi kõikuvat, aga see on tema üks ainulaadsemaid omadusi. Tšau, mina olen Gert ning viimased päevad kasutanud Sony X-Z2. Tegemist on Sony viimase lipulaevaga, mis saanud meeletu uuenduskuuri. Vaatame värskendustele otsa. Esimese asjana hakkab silma disain. Erinevalt pea kõikidest konkurentidest on ekraanil käega katsutavad ääred. Visuaalselt ehmatav, kuid kasutada on mugav. Klaasist võileiba hoiab koos rauast rihm. Teise asjana paneme tähele meeletut kühmu tagumisel küljel, mille tõttu meenutub telefon paati. See mägi peidab endas kõvasti parandatud kaamerat, sõrmejälje lugejad, NFC kiipi ja juhtlavaks laadimiseks vaja minevaid seadeldisi. Nii et Sony viis sõrmejälje lugeja tagumisele küljele, mis küll tähendab, et tihti sain pihta hoopis kaamerale, aga selle eest anti meile juhtmevaba laadimine. Tublid! Hetk, mil kaamera pealt näpueeled maha pühid, mõistad, et siin on tehtud korralik uuenduskuur. Sensor ja sellega seonduv muutus suuremaks, mis on tehniliselt alati hea asi. Tänu sellele oskab X-Z2 teha super slow mode kuni 960 kaadrit sekundis. Sama nagu eelmise põlvkonna mudelid, aga nüüd saab seda teha täis HD-s. 1080p valimisel muutub salvestusaeg aga 0,2 sekundilt 0,1-le. Salvestatud hetk venitatakse 6,4 või 3,2 sekundi pikkuseks aegloop klipiks. Rääkides tavalisest videost, mõistlik on välja tuua HDR funktsioon, mis kõigi lubaduste kohaselt annab liikuvale pildile veelgi rohkem detaili ja dünaamilist kontrasti. Kahjuks ainus koht, kus seda vaadata saime, oli telefoni enda ekraan. Video puhul panime ka tähele, et stabilisaator on nii hüperaktiivne, et kompenseerib värinaid, mida pole olemas. See on õnneks tarkvaraline ja on võrdlemisi kindel, et lõplikus aplikatsioonis on see mure lahendatud. Fotod on kenad, teravad ja füüsiline kaameranupp on alati teretulnud. Kas tõesti on Sony oma telefonides kaamera tööle saanud? See selgub mõne nädala pärast, kui saame teha põhjaliku võrdluse. Meediat tarbides mängivad Sonys olevad kõlarid võrdlemisi võimsalt. Mõned sagedusalad küll lõikavad naljakalt läbi, aga see on taas tarkvara uuendusega arvatavasti remonditav. Küll aga heli osas on üks põnevamaid asju midagi, mida sa ei kuule. Sony kasutab vibreerivat mootorit, et emuleerida madalaid sagedusi. Seda tehti aastaid tagasi kõrvaklappides, aga telefonides on see päris äge idee. Rõhude kokkuvõttes võib öelda, et alguses on ta veidi ehmatav, aga püsib üllatavalt hästi käes. On väga korralikult kokku pandud ning see kühm on väga suur eelis. See telefon teeb viisakaks. Ekraani keerad pinna poole ja saadki teise inimesse süveneda, ilma et vaataks telefoni kogu aeg. Tarkvaraliselt on Sony muutunud puhtamaks, läbuvara vähem, kasutajaliides selgem ja kõike jooksutatakse Android 8.0 pealt. Ja kui küsida, siis vastus on jah. X-Z2 on Project Treble'i programmis. Juhul kui sa ei tea, mis on Project Treble, siis all on link, mis seletab selle lahti. Mõned võimalused, mis veel välja tuua, on näiteks 3D-skänner, mis toimib nüüd ka esimese kaameraga ning põnev lahendus, kuidas oma telefoni tundma saada ja samas õpetada, kuidas omanikule kasulik olla. Lahendatud on see väga modernselt läbi jutustamise. Skaneerimise uuendusena on lisatud ka võimalus kasutada pildi kokkupanemisel Sony servereid, mis lõpliku kujundi kvaliteeti oluliselt tõstavad. Milline on minu isiklik arvamus? X-Z2 on käepärane, hästi kokku pandud ja päris nobeda tarkvaraga seade. Disain on muutunud tänapäevaseks, aga naljakad krutskid nagu muhk ja äärtega ekraan on asjad, mis eristavad X-Z2 teistest. Sony on teinud tubli töö ja kindlasti kõrvutame X-Z2 tulevikus ka teiste lipulaevadega, kui küsida, kes teda kaaluma peaks. Esmalt kindlasti Sony fännid, aga arvestades, kui puhtaks on tarkvara muutunud, võib teda vabalt kaaluda iga inimene, kes soovib 2018 aasta ühe parima telefoniga ringi käia. Ja ära unusta. Enne otsustamist tutvu ka teiste ülevaadetega. Paneme hunniku linke alla kirjeldusse. Ära unusta subscribe'ida. Tarbi targalt. Mina tänan.